Karmen, kuule, sa näed selles uues outfitis ju ülimoekas välja. No ma ütleks ka, et ei ole ju paha või ei ole viga, aga sulle on küll särgi välja valinud üks tõeline meremees. Tead, ma arvasin sama, eriti kui ma neid purjekaid nägin siin särgi peal, aga tegelikult me tahame ju teada, kui stiilsed või maitsetud me hetkel ikkagi välja näeme. Ja õnneks on meil selleks stuudiosse kutsutud ekspert. Tere tulemast, staažikas moeajakirjanik Kristina Herodes. No tervitus. Kristina, mis sa arvad sellest särgist, mis mul praegu seljas on? Kui sa ootad, et ma hakkaksin ütlema sulle midagi sellist kurja kommentaari, siis mul on üks põhimõte: inimeste välimus, nende kehakaal, nende pikkus ja see, kuidas nad ennast riietega väljendavad. Seda võib kiita, aga kui sa arvad, et nad peaksid kandma midagi muud, siis sellised repliigid minu meelest ei ole stiilsed üldse. Ma ei soovita neid kellelgi teisel ka teha. No küll, aga kõlasid ju kurjad kommentaarid Tallinna ühel stiilseimal üritusel, nimelt Tallinn Fashion Week. No mis siis ikkagi seal juhtus Eesti moeeliidi ja korraldajate vahel? Seal mina ütleksin niimoodi, et kui sa lähed kuskile üritusele ja siis sa tunned, et teised minu kõrval ei ole piisavalt head, siis sa peaksid ikkagi vaatama, mis su enda sees toimub. Sellepärast, et see kommentaar lühidalt nagu see publikukriitika kokku võtta, et nad ei ole piisavalt stiilsed, see ju võtame kõik need ilusad laused vahelt ära, see kõlab nii: ma olen parem kui teie. Kas seda on stiilne öelda? Ma ei ole päris kindel selles, aga sa näed jumala hea välja ja see sobib su silmadega ja see toob nad välja. Tegelikult toimus siin hiljuti ka üks teine üritus, mida võiks nimetada filmi teleinimeste kevadiseks moeshowks, see on loomulikult EFTA. Ja ka meie käisime enda toimetusega seal kohal ja vaatasime välja siis sellised kõige põnevamad, meie arust kõige põnevamad outfitid ja tahaksime siis sinu kommentaari saada nendele. Vaatame esimest. Kas need on arbuusid? No vaadake mind ennast nagu. Muidugi mulle meeldivad värvid ja rõõmsad kontrastid ja igasugused mustrid. Mina ütleksin, kui ma nagu läheks ise EFTA-le, siis mina paneksin ennast natukene võib-olla pidulikumalt just nagu austusavaldusena selle ürituse vastu. Mina läheks nende kleitidega, läheks ma aiapeole ja ülilahe ja tennadega ka, aga võib-olla ma ei tea, kui ma läheks sellises riietuses EFTA-le, siis ma arvaks, et mu sõbrad, filmirežissöörid, telerežissöörid arvavad, et ma ei austa neid piisavalt ja seda ma kindlasti ei teeks. Aga siin on meil uus pilt ees ja kaks härrat valges, ütleme niimoodi. Kuidas siis selline riietus sellisele pidulikule üritusele võiks sobida? Kas need on Esko vennad seal? Need on Eskod. Jaa, ma ei ole nii head silmad, aga mis ma ütlen, kui sul on nagu selline elegantne look, ütleme, kui sul on põhjus midagi kanda, siis on sul kõik lubatud ja see on minu meelest nende nagu kunstiline eneseväljenduse osa. Mulle väga meeldib, kuidas nad alati tulevad, alati mängivad kokku. Ma ei tea, kui punkte saaks anda, siis ma annaks 10 punktist 11. Ja nüüd veel viimane pilt, ehk siis mina ja Karmen eile EFTA-l 3 märksõnaga võiksid kokku võtta, kuidas ikkagi see outfit tundub. Mulle väga meeldib. Mulle meeldib see, et Karmen pani sellist nagu elegantset klassit, samas on nooruslik, samas on ta rebel ja sina oled, ma ütlen, kui sa oleksid nagu ilma nende valgete tennadeta ja liipsuga, siis oleks nagu selline ennast riietanud vanemaks ja tõsisemaks, aga mida kuradit sul on vaja enneaegselt vanaks saada, et seda tehakse hästi palju, just seda selline natukene lohakalt kantud, see on selline nagu väikese casual touchiga elegants on ju. Võib-olla mingi väike, ma oleks pannud mingi viguri juurde, kas mingi see rinnanõel või mingi siukene, kui juba, siis juba. Aga aitäh sulle, Kristina, meil on tegelikult sulle väike väljakutse ka ette valmistatud ja minu kaassaatejuht Karmen piki silmi ootab sind praktikalaua juures, nii et lähme ka sinna ja vaatame, mis ta meile räägib. Vaatame, mis juhtub, jah. Kristina, tule aga julgelt siia poole. Minu kõrvale saad seista ja nagu sa näed, meil on terve laud täis erinevaid särke ja pusasid ja sinu ülesanne on siin nüüd 30 sekundi jooksul välja valida nii mulle kui ka Joonatanile üks riideese, mis oleks stiilne ja millega võiks minna siis praegu tänavale jalutama. Oota, kas sa tahad ühte asja või sa tahad komplekti? Minule üks asi ja Joonatanile aga üks asi. Aga ma pean ütlema, et EFTA kaaralesid küll ühegiga ei saa minna. See jääb aga valime lihtsalt tänavale. Nii et kui sa oled valmis, siis ma panen kohe aja tööle. 3, 2, 1. Kas sulle see ei meeldi või? Minust on see väga Minule meeldib. Ja, võtta sina see. Juba valitud. Ja. Ma ütlen esimese 10 sekundi jooksul.
teate, mis mulle need kolekampsunid väga meeldivad, minu meelest oleks see väga rebel minna aprillikuus niimoodi välja ja see tahab karakterit, on sul iseloomu nii palju? Absoluutselt, ka Winnie Puhh tegelikult läheb jõulutuurile varsti, nii et miks mitte siis sellise ilusa kampsuniga minna. Sobime kokku. Ja me sobime kokku. Mulle tohutult meeldib see koleda kampsuni traditsioon, sest et kole ja ilus. Ja aeg sai otsa ka, nii et sa jõudsid isegi vähem kui 30 sekundiga, sul seda silma on, kohe vaatasid see ja läheb, et minna. Eks ma olen moealal tegutsenud ka, aga Kristina, kui kaua ma ei ütle, kui kaua. Suured tänud sulle täna meiega liitumast ja me oleme nüüd ilmselt kõik natukene moeteadlikumad, oskame paremaid valikuid teha. Väga hea, aga meie hakkame tänase saatega kahjuks lõpetama. Vaadake meid kindlasti teisipäeviti ka Jupiterist ja ETV2-st, aga meie järgmine saade tuleb alles 6. mail, kuna vahepeal me teeme terve kursusega lühifilme. Oi, need tulevad ägedad. Ja tšau, kohtumiseni!